Täna tutvume Audentese spordigümnaasiumi õpilastega, kes on loonud podcasti, mille nimi on Audecast. Et see on siis pandud kokku sõnadest Audentes ja Cast. Audentes ja podcast. Ja esimesena läks millal esimene saade? Oli 19 jaanuar. See oli esimese saate avaldamise kuupäev. Ja mitu saadet tänaseks tehtud on? No, nüüd on juba 15. Plus eriosa. Jah, 16 siis. 16 kokku ja Kui pikk üks saade on keskmiselt? Keskelt läbi tunnik äkki. Mis me saame kokku? Ma ei tea, ma see tuleb ikkagi 45 kuni tund maksimum. Meie jaoks ongi pikem osa juba tunnikene. Mis on saadete peamine sisu? Peamine sisu on ikkagi algse plaani järgi oli see, et tutvustada siis Audentese spordigümnaasiumi läbi siis erinevate töötajate, õpetajate, treenerite ja vilistlaste näiteks. Hästi on. Jah, tegelikult sellel aastal me oleme läinud natukene juba laiemaks ka, et võtnud sinna hulka veel spordiajakirjanikud, rohkem sportlasi, tahaks võtta veel spordivaldkonnast inimesi, mänedžere, füsioterapeute, aga eks see ei ole tulevikumuusika praegu. Et see on selle teise poolaasta teema, ma pakun julgelt. Mina vaatasin õpetajatest tehtud asju ja mulle need väga meeldisid, et see hea suhe, õpilase õpetaja suhe jättis väga hea mulje, et kohati nagu läks isegi õpetaja kaasimiseks. Ja küsisid, et mis mees sa niisugune üldse oled? ja niisugune hea sõbralik suhe mulle jättis väga hea mulje ja kohati isegi tekkis tunne, et reklaamite õpetaja kutset, et kõige Eesti parimaid õpetajad tutvustate oma saates. Selles suhtes jah, et mitte lihtsalt reklaami otseselt teha, aga võib öelda küll, et Audentes on väga head õpetajad, et mitte lihtsalt õpetajad, vaid ka väga head inimesed, kes ongi lisaks sellele, et nad õpetavad, on ka lastele nii-öelda mentaalseks toeks või mis lastele, noortele siis juba praegu, mõtleks pigem niimoodi jah. Ei ole ainult selle lisaks, et karmi kätt. Saatesse natuke vürtsi lisada, siis meil ikka meeldib natuke nokkida ka neid. See oleks nagu põnev. Ja mul tuligi meelde saade Pihik vahepeal, et pöidlakruvisid keeravad. Nii, aga kes te niisugused siis olete? Võib-olla räägin, et kes siis alustasid selle saatega? Mina Kent ja siis tema Rett. Mina olen Rett tõepoolest. Me alustasimegi sellega vahepeale. Tegelikult sellel on veel mitu erinevat tahku, millest see asi lõpuks kokku tuli, et algselt pidin tegema mina koos ühe vilistlase Pipilotaga koos seda. Aga kuna tal tuli muu elu vahele, siis otsustasin Retti pinnida, kuna me tollel ajal olime toanaabrid ja niisama head sõbrad, siis mõtlesimegi, et oi, et mis seal ikka teeme ära, nagu nii lobiseda ju meeldib, et mis ära ole siis, aga tuli välja, et tegelikult ikka on oluliselt rohkem selle asja taga, kui ainult lobiseda. Ja sa tegid uurimistööna seda? Mina tegin seda uurimistööna, ma tegin hea võimaluse, kuidas siis kaks asja ühes tehtud saada. Ja see andis väikse sellise nagu kohustuse ka, et ikkagi seda peab tegema. Et vähemalt alguses, kui nagu vahepeal oli nagu selline keerulisem. Nii. Ma ei tea, me siis alustasime see aasta, pakkusime Ritile ja Kendile, et me võiksime ka tulla. Alguses siis oli nii, et me mõtlesime, et võtame üle, sellepärast, et me ei teadnud, mis Kent teeb, et kas ta lõpetab ära selle, mis ta siin teeb või ta teeb siin edasi ja siis pika arutelu ja jutude lõpuks sai tehtud siis nii, et mis oli siis üle 2 nädala üks meist siis, kas poisid ja tüdrukud teevad siis ühe episoodi. Ja põhimõtteliselt üle kuu siis tuleb nagu meie osa, üle kuu tuleb nagu nende osaga, see on siis vaheldumisi. Ja teil tuli Paides niisugune mõte, et peaks koolile midagi vajalikku tegema. Ei, me olime kahekesi koos koondise laagris ja siis meil üks õhtu, kuna meil on seal nagu komme, et meil võetakse õhtuks telefonid ära, siis ilmselgelt meil ei olnud muud teha, kui omavahel rääkida. Ja siis, minul oli tegelikult nagu ammu tulnud mingi siukene mõte, et nagu
ma tahaks ka mingit sihukest asja teha ja kuna Carlota on alati aktiivne olnud, siis me omavahel nagu jäime rääkima ja siis me samal õhtul kirjutasimegi, et ei, hommikul vist oli. ja hommikul kohe, et meil oleks väga suur huvi, et kuidas sellega põhimõtteliselt on. Ja palun öelge oma nimed ka. Mina olen Sonja. ja ma olen Carlota. Nii. Teil algavad saated väga huvitavalt, on niisugused kiired küsimused, millele peab kiiresti vastama. Ja seal olid, et kas kass või koer, kas maa või linn. Aga ma küsin teie käest nüüd samusaguseid küsimusi, aga ma küsin saate põhjal, et mis mul saatest silma hakkas ja selle põhjal. Nii, släng või kirjakeel? Släng. ma ei tea, ma nagu pigem tahaks kirjakeelt kasutada. Aga tavaliselt vist läheb släng ka sisse. Aga saates olid hüüdnimed ja päris väga palju oli slängi, eks ole. Eks see tänapäeval ole nii, et ei saa ühte või teist, ikka tuleb mõlemat sisse, eriti kui sa teed sellist podcasti, mis on suunatud just nagu noorele kuulajaskonnale, siis ma arvan, et vältimatu, et tuleb natuke slängi sisse. No seal oli sõna lemmur näiteks, mis sinu lemmur on? Kes see lemmur ütles? Mina ütlesin lemmur. Kindlasti ei ole mina lemmur. Ma ise ka ei tea. Mina kohtasin seda lemmur. Ma pakun Carlota peale seda. Mida? Ja nimed olid Maku ja Uips ja Kents. Maku ja Uips, Kents on minu poolt, sest Magnusega olen hea sõber, nende poolt on hästi palju hüüdnimesid tulnud. Nii, suvesangarid või kaks kanget või Jukuraadio? Kaks kanget. Kaks kanget, kindlasti kaks kanget. Need on teie eeskujuks, eh? Jah, me siin Kenniga mõtlesime ka, et me teeme kaks odevat saata. Jah, need. Et nii kanget ka ei ole, jah? Võib-olla kunagi oleme, aga praegu küll mitte. Praegu on odevad. Praegu on jah. Omad või võõrad? Omad. Ja võõrad väga huvitavad. Saab midagi paremat teada alati. Saad võõrad. Jah, ikka vist võõrad, jah. Lähete võõraste peale, seni olid omad, eks ole. Omad tuttavad, kõige paremad tuttavad, kõige paremad õpetajad. Kas see meelelahutus või mõjutamine? Meelelahutus. Meelelahutus. Ma ei tea, mis see teine esitab. Mõjutamine. Ei ole soovi kedagi mõjutada kuidagi. No kui ainult hästi. Selles mõttes, ei, meelelahutus. Ja, aga ometi mõjub kooli reklaamina. Teie tare kool, eks ole. Täpselt ongi nii, et need jälle omavahel nii kuidagi kokku seotud, et sa võid selle meelelahutusega võid mõjutada ka mõnda inimest väga näiteks. Annad kellele selle vajaliku tõuke, et näiteks seda või siis hakkad ise podcasti tegema kunagi. Ei teagi. Vähe või palju? Palju. Kui on rääkida, siis on ju palju. Sõltub kontekstist. Ikka palju. Ma mõtlesin kuulajaid. Palju. Keskmiselt. Nii palju kui tuleb. Vähe, aga tead kuulajad olla. Et kõik osad ära kuulama. Et jääks kuulama, see point. Öeldaksegi, et kui on väga palju kuulajaid, siis see mõjub vähem või... Aga kui on kindel rühm, siis võtavad väga arvesse, mis te räägite. Otse või salvestus? Salvestus. Seal on päris palju asju. Salvestus, jah. Ma olen mõelnud Kendiga teha isegi ehk otse saadet mõnikord, aga tundub nagu põnev. Siis jääb nagu kõik sisse, mis seal tuli, et ei saa midagi välja lõigata isegi, kui kuskilt tuleb midagi, et peab lõikama. Audio või video? Audio või video või? Mõlemal on omad võlud ja valud kindlasti. Videos ma olen võits koledam välja vahepeal, et audio. Videot on põnevam toota, ütleks mina. Vaadata ka võib-olla pigem nagu... Ja vaadata, jah, see on nii selline nagu... Seal on piisav distants vahel, kuigi see on samas jälle nii vahetud, sa näed kohe ära, mis reaktsioon inimestel on. Et me oleme ju arutanud seda, et mõne osa puhul oleks ülikõva, kui oleks... No ma arvan, et meie ja Janeku osa oleks küll olnud nagu väga hea, kui see... Näiteks ma ei väsi kordamast ja ma arvan, et mõni on seda kuulnud ka see osa, kus Otepääl ma sain teada, et hoitakse lund suvel ka, et seda nagu seda oleks võib-olla olnud ülikõva, kui oleks nagu video pealt saanud ka näha. Et alustasite intervjuudega õpetajatega, et õpetajad olid esimesena, keda te intervjueerisite
Kust see mõte tuli? Audes on nii palju ägedaid õpetajasid. Aga me ei ole teinud praegu ei ole teinud. ühtegi episoodi õpetajatega. no kuna meil oli algne plaan, et me teeme ikkagi nende uutele õpilastele näiteks spordigümnaasiumist podcast'i, siis me proovisimegi võtta nagu kõiki treenereid, õpetajaid, koolitöötajaid. Eks nad sealt tulid kuidagi, siis me valisime, ma ei saa niimoodi öelda. ei valinud, aga me selles suhtes jätsime endale selle valiku võimalusegi. jah, mõtlesime, et ja kui täpne olla, siis esimene ei olnud õpetaja, esimene oli ikka juhataja. jah. Aga siis tuli mõni muu kooliinimene. Kes see tuli käinud? Kust te selle muheda stiili võtsite, kas kohe tundsite või õppisite kuskilt seda või mingi eeskuju põhjal? Tuleb loomulikult kuidagi. No me nii kohedad inimesed. Mitu jälgijat teil on? Ikka palju. Mul emps jälgib ja Sonja, sinu Minu emps jälgib. See on kõige tähtsam, jah. No, Aga te mingid numbrid on ju teada? ma ei palju meil jälgi. keskmiselt? me ise isegi ei loe neid, me teeme seda rohkem lõbu pärast, mitte mingite numbrite pärast, et meile need numbrid ei loe. aga vahepeal ikka see, kui vahepeal vahepeal Jaana tuleb, ütleb meile, et nii, et te saite selle osa peale nii palju kuulamisi. No okei, tore, aga See oli 200. näiteks Jah. Ja kokku on üle 1000 inimese vaadanud juba teie asja, jah? 1500 isegi vist. Jah. 2500. 2500. Kavas on teha ka vilistlastest rohkem, jah? No, jah, plaanis. No neid vilistlasi meil on olnud ka. Meil on olnud mõned ka, ikka juba. palju. Peame nüüd vaatama, jah, kes meil seal veel kiitavaid on. Salves ole kah üks osa ühe vilistlasega ammust ajast. Aga see jah, jääb, mis ta tuleb meil, 2-3 nädala pärast tuleb välja või? On ju 30 pidi välja tulema. Meil on järgmise episoodiga vaja kiirem lugu, pole veel välja uurinud. No ma kuulasin Janek Õiglasega seal te küsisite, et kuidas nii oli, et koolis sind ei olnud näha, aga ühiselamus oli küll. See oli Aude selles lõpuraamatus oli vist keegi ta kohta niimoodi kirjutanud. Jah. Kui palju siis selle Audekastiga tööd on? Ütleme, et kui oli vaja uurimistöötaja, siis oli päris palju tööd. Või no tegelikult ma ei saa öelda, et päris palju, see oli umbes niimoodi, et ühel õhtul oli hästi palju tööd. Mul on komme, et tegi head ühel õhtul. Aga üleüldiselt nagu ega midagi hullu ei ole. Saatekava läheb pool tundi, siis tuled siia salvestad. Tegelikult see sõltub osast ka väga palju. Oleneb inimesest ka, kellega sa teed. Ühte osa me tegime mingi, valmistasime ette mingi 3 päeva. 3 päeva tegime jah. Seda osa, mis nüüd tuleb, 30. november. Aga jah, ma arvan, et iseenesest midagi konti murvat küll ei ole, aga see ongi siuke, ta on parajalt raske, aga ikkagi lihtne ka, kui ta ise oled nagu entusiast selle koha pealt. Jah, Meil on küll suht lihtsalt minu arust läinud, sest nagu kui me tulime, siis me tegime nii palju osi ju ette ära ka, et meil nüüd nagu oli hästi suur paus. Et me ei pidanudki nagu selles mõttes midagi tegema, et nüüd on meil lihtsalt see, et me peame jälle... Ja muidugi Keit on ka meile suureks abiks. Meie lihtsalt tuleme ja salvestame, aga Kent siis paneb kokku meile alati selle asja. Kent on see must lammas, kes tegelikult kõik suurem töö ära teeb. Musta töö ära teeb. Läbi ei mängi saateid enne. Küsimused koostate enne valmis ju. Jah, selles suhtes me tuleme mingi pool tundi, tund varem tuleme siia ja siis mõtleme siin veel viimased küsimused ja konsulteerume Jaanaga, et kas need on okeid, kuidas, mis järjekorras, millest küsime ja nii edasi. Kas te olete nagu loomupäraselt vaimukad või kogute ka eelnevalt mingeid nalju saate jaoks? Tundub, et loomupäraselt. Nalju me küll välja ei mõtle. See on nii peen kunst, et sellega on väga lihtne võssa panna teiega. Ei, no kui midagi ikka Janek osas näiteks see, mis oli lõpuraamatu need, mis on üles kirjutatud, see oli juba niisama naljakas. Et see läks kuidagi söövalt, aga õnneks Janek ise ka naeris ikka ja päris. Ta ei tahtnud üldse neid lõpuraamatuid näha. Aga siis audiofaili lõikate välja ka juppe vahelt või?
jaa , seda on tulnud ette võib-olla 2 korda ainult , kui oleme pidanud lõikama mingisugune muu tehniline viperus . sisu me jätame samaks alati , aga kui juhtub mingi tehniline aps , siis küll peame välja lõikama . või siis Carlotal siin oma ruups on mõni vale sõnaga , siis me oleme ka . minul Ritil on ka ikka vahele vupsanud seda . mis mul tuleb ? mul ei juhtu midagi kunagi . et jah , üldiselt see on meie selline nii-öelda filosoofia , et me ikkagi tahame hoida võimalikult loomuliku selle asja , et oleks vahetu suhtlus kuulajaga , et kuulaja saaks ka aru , et me ei jällegi nii-öeldes jutumärkides ei tõmba tillistada nende asjadega , et jah . nii , mis siis nendest , kas nendest Audecasti saadetest , kui nad on meelelahutus , on mingi kasu ka ikka või ? positiivset tagasisidet saab ikka , EMS kirjutab . EMS-il kirjutab . mõni teine ka kirjutab ikka . ja ei meil on kirjutab ikka päris näiteks , mitu kui nüüd tohib mainida , meil on suur fänn , matemaatikaõpetaja Irina Tšigir . meie viimases osas käis jah , ka . oli ka just osalema , et tema annab iga osa kohta annab meile alati tagasisidet . et ütleb , umbes siukse paragrahvi teksti saadab meile alati . et läheb vähemalt 3 päeva , et aeg-ajalt läbi lugeda seda . ja See on tore. temaga intervjuu temaga lõppes sõnadega . halloo , matemaatikatunnis näeme . nägime . ja siis nii , et mõttetu saade ei ole või ? mõttetu müra , nagu te ütlesite . kindlasti mitte . ma arvan , et paar korda vist on tulnud seda mõttetut lava kantuga sisse , aga noh , see on siukene noh . siuke loomulik kasu , selles suhtes seda ma kindlasti ei väidaks , et see mõttetu kuskilt poolest on . see läheb lihtsalt kuskil mingi , sul on mingi teema ja sa lähed sellest ühest mingit lauset lähed veel Google'i edasi , sealt tuleb mingi võib-olla mingi 5 minutit räägid täiesti mingit oma plära seal ja siis tuled tagasi . ja siis hüppad jah selle teema peale tagasi , aga ei , ma pigem ütlekski jälle , nagu me enne rääkisime ka , et ongi see , ta võib anda selle vajaliku tõuke mõnele inimesele , et kui sa mõtled , et kas tulla Audentesesse või mitte , siis see võib olla täiesti vabalt see , mis selle kaalukausi kaalub nagu siia Audentese poole . või siis ta ära lükkab . et vaatame . see jah , selles ei mõtle niimoodi , ma arvan , et see on paugu siiapoole . vot seda ma ei oska öelda , seda juba iga inimene otsustab ise , aga jah , ma arvan , et sellest ikkagi on kasu . ei , ma ma ei ole arvan ka , et keegi ei viitsi tulla kooli , kus mitte midagi ei tehta , et kui vaatad , et seal on aktiivsed inimesed , siis . ei , loomulikult . no oma koolitunnet ikka ka teeb jaa tugevamaks ., kindlasti . ma arvan , see on väga tähtis . muidu absoluutselt . nii , ja siis teil on iga saate lõpus on soovitused . mida te soovitaksite Õpetajate Lehe lugejatele ? õpetajatele , lugejatele , kuulake Audecasti mitte ärge lihtsalt kuulake , vaid kuulake lõpuni . ja mõttega . ärge lihtsalt klikkige peale ja kuulake 5 minutit , vaid kuulake ära ka kõik see 40 kuni tund , sest et seal lõpus võib ka tulla midagi sellist , mis võib-olla paneb kogu selle saate kokku . kui see , et te kuulate esimesed 30 minutit , mitte midagi a la sellist otsest ei juhtu ja siis viimasel 5 minutil alles juhtub midagi , mis teeb selle eureka momendi teile . et kuulake lõpuni jah . no ikka algused on ka huvitavad teil ju . nojah , ma seda ei väitnudki , et ei ole huvitav , aga lihtsalt jah , et kuulata ikkagi lõpuni . ma arvan , et kui ikka ette võtta , siis kuulata lõpuni . jah , soovime kõike head . olge terved . nii raskel ja koledal sügise ajal . tugevat tervist ja sisemist rahu ja mida kõike head veel soovida oskame . aitäh teile . saatejuht oli Raivo Juurak